kahte gaasi, 2 õhupalli. Ühes õhupallis liiguvad molekulid hästi kiiresti sees, teises hästi aeglaselt. Kumb on soojem? Koolis õpetamine, see on nagu kõige loomingulisem töö maailmas. Sa, okei, sul on see 45 minutit ja teatud raamid, riiklik õppekava, kõik see, aga tegelikult oled sa nagu mustkunstnik koolis. Sa võid teha ükskõik mida nagu selles, et mis ülesandeid sa teed, kuidas sa teed nagu laste päeva selliseks, ta läheb koju, tead, mis meil täna koolis tehti, no ta on hästi raske, aga ta on üliloominguline töö, et võib-olla mõni arvab, et õpetamine on kuidagi kuiv või igav või mulle absoluutselt tundub, et see on vastand sellele. Ma õppisin ülikoolis keskkonnatehnoloogiat 3 aastat ja minu jaoks teatud asjad jäid puudu, võib-olla mingisugune rakenduslik pool. Ma tundsin, et kõik on üsna lihtne, ma pidanud väga palju pingutama, et saada nagu normaalseid tulemusi ja ma tahtsin teha midagi muud. Iga õhtu, mis ma valmistan ette tunde järgmiseks päevaks, on intensiivsem kui keskmine päev ülikoolis, on umbes sama intensiivne kui 1 päev enne eksamit. Ehk siis minu aasta on pidevalt selline õppimine, mida ma ülikoolis tegin võib-olla paar korda semestris. Ja kui ma ütlesin, et ülikoolis suht lihtne, siis praegu ma tunnen, et ma nagu elan oma selle väljakutsete piiril, ma näen pidevalt, pean nägema vaeva, pidev eneseanalüüs, selline lahenduste otsimine. Ja nüüd on siin näiteid headest soojusjuhtidest ja halbadest soojusjuhtidest. Need on need head soojusjuhid, kas te oskate inglise keeles? Minu jaoks isiklikult on võib-olla raske saada aru sellest, et kuidas saab olla nii, et õppimine on igav või et kool on nõme. Okei, kool oli minu arust ka suht nõme ja võib-olla see on üks põhjus, miks ma tagasi kooli tulin õpetama. Et teha seda nii, nagu minu meelest võiks teha, et kool ei oleks nii nõme. Ma arvan, et iga inimene, kes on koolis enam-vähem edukalt vastu pidanud aasta-2, mis puudutab sellist enese väljendamise konkreetsust ja ka julgust suhelda, et siis seda saab koolist juba nii või naa hästi palju juurde. Mis Noored Kooli programm veel eraldi annab, ta annab päris häid koolitusi suhtlemisoskuste, konflikti lahendamise ja ka liidriomaduste arendamise koha pealt. Just seda sama, mis on minu arust kõige rohkem puudu koolist, seda sama motiveerimisoskust, et kuidas sa paned oma meeskonna tööle. Küsimus on selles ju, et meil on mingid eesmärgid, mitte minul õpetajal on eesmärk jõuda aasta lõpuks õpikuga läbi, vaid et meil on mingid eesmärgid, et praegu kool on nagu mingi sunnitööasutus natuke, et lapsed peavad siin käima, peavad tunnis istuma, nad peavad kirjutama, aga selle asemel palju efektiivsem töö oleks ju siis, ma ei tea, kuidas seda saavutada, aga oleks ju siis, kui nad tahaksid koolis õppida, nad tahaksid kooli tulla, nad tahaksid kuulata, mida õpetaja räägib, nad tahaksid kaasa mõelda, rääkida, ülesandeid lahendada. See on niivõrd inimsuhetele ja inimestele üles ehitatud nagu kogu see õpetamine kui idee, et kui seal on kas või üks inimene juures, kes tahab natuke rohkem teha, siis see on juba kogu süsteemi võit. Koolis töötades ainult üks asi, et ei tasu oodata nagu sellist nagu pidevat sellist tänu või sellist, et nii tore, et umbes sa oled meie õpetaja või seda tuleb vähe ja seda tuleb harva. Aga need olukorrad, kus sa saad seda positiivset tagasisidet ja need võivad hästi väiksed asjad olla. No lihtsalt see, et sa näiteks kuulad kellegi ära ja sa saad mingisuguse teatud pilgu. Need on hästi väiksed asjad, aga need on palju rohkem väärt kui mingisugune, ma ei tea, kuskil töötad kuskil pangas ja saad mingit jõulupreemiat. See on mitte midagi selle kõrval, mis on see, kui üks teismeline on kuidagi rõõmus selle üle, mis on tunnis toimunud või on tänulik, et sa oled teda aidanud või mis iganes. Ma nägin, kuidas minu kõige andekamad õpilased põhikooli keskel ütlesid umbes selliseid lauseid, et võib-olla ma lähen ka keskkooli, võib-olla ma vean ka ennast läbi keskkooli, umbes niimoodi. Meil on nii vähe seda kaugele mõtlemist ja visioneerimist ja unistamist, et lapsed tõesti ei tea, mis nad tahavad teha tulevikus või kelleks nad tahavad saada. Nad ütlevadki selliseid
lauseid, et praeguseks hetkeks ma tean, et need poisid jätkavad edukalt oma gümnaasiumiõpinguid väga tugevates koolides ja loodetavasti nad on seadnud endale mingisuguseid kaugemaid sihte. Aga noh, see võiks olla nagu sisse ehitatud meie kooli, et meie lapsed tunnevad oma väärtust paremini. Et need lapsed tõesti ei oska eriti unistada ja mul on olnud hea meel näha, et ka minu nii-öelda need õpilased, kes mingil hetkel ei osanud nagu formuleerida ühtegi mõtet, et mis neist peaks saama, praegus on siis väga edukad oma õpingutes ja natuke kaugemale seavad oma sihte. Ma arvan, need olid 2 kõige raskemat aastat ühest küljest minu elus, paljudel põhjustel. Siis ma ei töötanud ju ka kuskil linnas, kus on mu pere või sõbrad, et ma läksin kuskile eemale. Aga need on ka 2 kõige arendavamat ja sellist võimsamat minu elu kindlasti kõige enam muutnud aastat. Ma ei tea, kuidas on lugu minu õpilastega. Kui palju ma neid jõudsin mõjutada või muuta, aga nemad jõudsid minusse kindlasti mõjuda rohkem, ma arvan, kui nad ise teavad. Väga hea. Ta on jumala lahke, ta teeb tunnis väga palju katseid ja ta teeb, ta on hästi hea õpetaja. Kui sul jäid asjad koju, siis ta kunagi ei riitle ja siis ta annab paberi, jah, see on väga hea õpetaja. Ja seletab hästi, et kõik aru saavad. Kõik õpetajad võiksid olla sellised nagu tema. Ma arvan, et kui keegi tahab oma elus mingit sellist tõelist tööd, mille puhul ta tunneb, et ta tõesti teeb midagi ära, et ta tõeliselt on kasulik või kus ta peab tõeliselt vaeva nägema, et teha midagi sisukat oma eluga, siis õpetamine on tema jaoks.